Räägi, Peep, kas sa oled mõelnud enda firma loomisele, aga sa ei tea, kuidas majandusfunktsioone kasutada? Majandusprotsesse on võimalik matemaatika abil mudeldada. Puutume kokku tulu, kulu ja kasumifunktsioonidega ning nõudlus- ja pakkumisfunktsioonidega. Uurime, kuidas need funktsioonid töötavad ja milliseid ülesandeid saame nende abil lahendada. Kujutame ette, et sa oled poes letimüüja. Sa müüd tooteid hinnaga 4 eurot tükk. Esimene klient ostab sult 2 toodet, mis teeb kokku 8 eurot. Vaatame nüüd, milline graafik tekib, kui päeva jooksul külastavad mitmed kliendid kauplust. Vaadates graafikut, näeme, et tegemist on lineaarfunktsiooniga, kus Q on müüdud toodete arv ja R6 on teenitud tulu. Arv kordaja Q ees tähistab ühe toote hinda. Teame, et iga müüdud toote kohta on kindlasti ka kulud. Selleks, et tellida tooteid poodi, kulub 2 eurot iga toote kohta. Loome uue graafiku eelnevate klientide arvuga. C6 tähistab kogu kulu, Q on toodete arv ning arv kordaja Q ees on kulu toote ühiku kohta. Aga ma ei maksa ainult toodete eest, vaid igakuiselt kulub mul veel üürile, töötajate palgale, veele, elektrile ja sporditoetusele. Väga õige tähelepanek, Peep. Neid nimetatakse püsikuludeks. Lisame need kulufunktsioonile. Üheks põhieesmärgiks erasektoris on tulu maksimeerimine. Kasum on tulude ja kulude vahe. Kus B6 on kasumifunktsioon, R6 on tulufunktsioon ja C6 on kulufunktsioon. Aga ütle mulle, miks ma ei saa suurepäraselt oma tulu, kulu ja kasumifunktsiooni kirjeldada? Hea tähelepanek, Peep. Sageli ei kasva tulu ega kulu lineaarselt. Näiteks võib juhtuda, et mida rohkem tooteid sa müüd, seda madalama hinnaga pead neid pakkuma. Seega toote hind sõltub müüdud kogusest. Oletame, et hind ei ole enam konstantne, vaid sõltub müüdud kogusest järgmiselt. Kus B6 on toote hind ja Q on müüdud toodete kogus. Kuna tulu on hinna ja koguse korrutis, saame tulufunktsiooniks R6 võrdub B6 korda Q. Näeme, et tulufunktsioon on nüüd ruutfunktsioon ning mitte lineaarne. Teame, et kasum on tulude ja kulude vahe. Nende põhjal koostame kasumifunktsiooni. Sellisel kujul kasumifunktsioonil on maksimum, mis näitab, millise tootmismahu juures on teenitav kasum suurim. Olgu kasumifunktsioon. Optimaalsema tootmismahu leidmiseks peame arvutama funktsiooni maksimumkohad. Seda saame teha kasutades tuletist. Võtame tuletise kasumifunktsioonist. Võrsustame selle nulliga. Lahendame saadud võrrandi, et leida ekstreemumkohad. Kuna hetkel leitud lahendid võivad olla nii miinimum kui ka maksimumkohad, tuleb meil võtta teise astme tuletis. Asendame leitud ekstreemumkohtade väärtused teise astme tuletisse. Kui tulemus on negatiivne, on tegemist maksimumkohaga. Kui tulemus on positiivne, on tegemist miinimumkohaga. Lahendame koos ülesandeid. Peale ülesande teksti lugemist pange video vajadusel pausile, lahendage ära ning seejärel kontrollige koos meiega. Firma tootehind P sõltub toodetud kogusest Q järgmiselt. Leida firma tulufunktsioon R6. Kuna tulu on hinna ja koguse korrutis, saame vastus. Firma tulufunktsioon on R6 on võrdne 1800 Q miinus 25 Q ruut. Ettevõttel õnnestub müüa kogu toodang. Q ühiku tootmisel nädalas on kogu kulud. Nõudluse analüüs näitab, et toote hinda kirjeldab mudel. Leida esiteks tulufunktsioon R6 ja kasumifunktsioon P6. Arvutada kasumi väärtus koguste Q võrdub 40 ja Q võrdub 100 korral ning kolmandaks leida optimaalne tootmismaht ja maksimaalne kasum. Kõik hinnad väljendada eurodes. Esiteks leiame tulufunktsiooni.
teame, et tulu on toote hind korda kogus. Seega saame. Leiame kasumifunktsiooni. Teame, et kasum on tulude ja kulude vahe. Seega saame. Leiame kasumi toote koguse Q võrdub 40 juures. Selleks tuleb asendada Q võrdub 40 kasumifunktsiooni. Saame. Leiame kasumi toote koguse Q võrdub 100 juures. Selleks tuleb asendada Q võrdub 100 kasumifunktsiooni. Saame. Kolmandaks leiame tootmismahu, mille juures kasum on suurim. Selleks võtame tuletise kasumifunktsioonist. Saame. Maksimaalse tootmismahu leidmiseks peame võrdsustama tuletise nulliga. Nii saame funktsiooni maksimumkoha. Saame. Lahendame võrrandi. Saame Q võrdub 50. Järgmisena leiame maksimaalse kasumi. Selleks tuleb asendada leitud tootmismaht kasumifunktsiooni. Asendame Q võrdub 50 ja saame. Vastus, tulufunktsioon R6 on võrdne 400Q miinus 1,5 Q ruut. Kasumifunktsioon P6 on võrdne miinus 1,5 Q ruut pluss 150 Q miinus 1500. Kasumi väärtus koguse Q võrdub 40 juures on 2100 eurot ja koguse Q võrdub 100 juures miinus 1500 eurot. Optimaalne tootmismaht on 50 toodet ja maksimaalne kasum 2250 eurot. Ettevõte toodab tooteid, mille nõudlusfunktsioon avaldub kujul ning ettevõtte tootmise kogukulu avaldub kujul. Milline peab olema toodetud ja müüdud toodangu maht Q, et ettevõte oleks kasumis? Avaldame nõudlusfunktsioonist hinna P. Avaldame kogu tulu R6-st. Nüüd avaldame kasumifunktsiooni P6-st. Ettevõte on kasumis, kui P6 on suurem kui 0. P6 on suurem kui 0, kui Q väärtus jääb 4 ja 48,5 vahele. Seega, toodetud ja müüdud toodangu maht peab jääma 4 ja 48 toote vahele, et ettevõte oleks kasumis.